Ken ja Jan on saanud aga valmis päris hullu lahendusega. Teie olete Kaubamaja meeste osakonna sellise uudse ja meheliku sisedisaini lahenduse autorid. No mis see põhikontseptsioon on? Igas mehes on metsik pool peidus, on ta pereisa või kontoris istuv mees. Et siin on see metsik pool nagu esile toodud, eriti kui ta läheb nagu teksasid vastma omale, et siis nagu avaldab see tema natuke paheline pool. Me ehitame selle kontseptsiooni niimoodi üles, et see metsik pool toob kaasa meil nagu kuuse motiivi või metsa motiivi, kus nagu hundid luusivad. Rääkige nendest hundipeadest seintel, mis materjalist nad tehtud on või kas see on otsast lõpuni teie enda idee ja teostus? Hundipead on inspireeritud siis sellest kontseptsioonist ja kontseptsioon kannab edasi seda ürgset meest, kes siis on see alfa isana. Ja äärmiselt oluline nende hundipeade juures ongi nende miimika ja nende olemus, et nad oleks piisavalt agressiivsed, piisavalt jõulised, nii nagu üks õige mees olema peab. Te olete hästi nutikalt valgusega need hundipead ka kenasti välja toonud seintel. No see sinine jutt seal hundipea kohal, see siis annab edasi selle tausta fotolt juba nagu nähtavat sellist uduse metsa veidi müstilist vinet. Jah, et see kogu meeleolu ja nii-öelda see kalasaba muster, mis seal taga foonil on mööblipaneedil kui ka siis selle foto peal, et nad tekitaksid sellist metsalikku keskkonda ja siis see toetab jah seda. Aga kas võib-olla ka kusagil kodus näiteks sellist elementi kasutada panna, võib-olla väiksemates mõõtmetes, ma ei tea, kas hundipea või karupea seinale, oleks see hea mõte? Kindlasti võiks katsetada selliste asjadega, et kui me seda valmis saime, need hundipead, siis nad hakkasid ka meile endale väga meeldima ja me oleme ka mõelnud selle peale, et neid võiks hakata tootma hiljem, et kas siis valgustitena või mingi muu aksessuaarina. Märkan kohe siin ka seda vaipa. Rääkige selle vaiba valimise loost. Kogu see interjöör mõnes mõttes on siis selle hundi territoorium, et siit algab tema jaht ja ta ei ole nagu enam selline karune hunt, vaid pigem ta on selline rafineeritud peenhunt ja see vaip oma mustriga siis annab seda glamuuri, mis tema territooriumil või koopas olla võiks tänapäeval, et koos pärlitega, et see nõuab väga julget hunti, kes nagu pärleid julgeb kanda. Et need hundid on siis välja töötatud koostöös firmaga Kaitsekate ja lõpuks me kasutasime isegi Eesti nukufilmi skulptorite abi. Tahan teilt küsida nippe, mismoodi oma kodu kas äkilisemaks või erilisemaks muuta? Iga inimene peaks leidma selle nagu enda natuurist kuidagi mingi elemendi, mida rõhutada. Näiteks siin seintel on need firma sildid on toodud nagu Texa need labelid või Texa logo elemendid, mis on Texa-pükste taga. Et siin on näiteks see element on selline nagu iseloomulik sellele kogu keskkonnale, kuna see on Texa maailm, Texa keskkond siin. Miks te ilusa valge jänese puuri olete pannud? Sellepärast, et tal on julge süda. See vapper olend on julge ja valmis astuma vastu nendele huntidele. Ometi on ta puuris. See on metafoor, sest iga kuningriigi valitsejal peavad olema oma aksessuaarid, oma mänguasjad, oma lelud ja oma saak, siis keda valvata ja kellega mängida. Toome teie